jõudsin tegelikult niimoodi, et eluaeg igasugu erinevaid sporti teinud ja põhialaks alati oli korvpall, aga jalgpall oli ka alati südames, et väiksest peale juba jalgpalli vaadanud, jalgpalli mänginud ja lõpuks hilisemas eas hakkasin trenni tegema korralikumalt ja siis jõudsingi treeneriameti juurde. Jõudsin selleni siis tänu oma tuttavatele ja 2 aastat tagasi tuli Urmo poolt väga hea pakkumine töötada lastega. Võtsin selle kohe vastu, sest oli uus ja huvitav väljakutse, et ennast arendada ja siia ma olengi jäänud tegelikult, et alguses oli mind vaja kui asendust, nüüd mulle meeldib see nii väga, et tahaks põhikohaga seda teha. Kõige olulisem on mängurõõm ja tahtevõime. Kui laps tahab, siis on nagu kõik võimalik, et mina pigem innustaks lapsi, et minu jaoks tulemus ei ole esmatähtis. Kindlasti on vaja lapsel rõõmu, tahtejõudu ja küll siis tuleb ka motivatsioon ja teiste toetus, et lapse võimed ei ole kõige tähtsamal kohal. Kõige tähtsam on see, et lastel oleks toetus just lastevanemate poolt. Et lapsed saaksid aru, miks trennis käiakse, aga samas ka, et nad ei peaks seal käima, vaid et neile meeldiks seal käia. Et kui on see juba nii-öelda täidetud, siis on trennis kõik võimalik ja kõik lapsed võivad areneda väga kõrgele. Et kuna minul on siis klubi tasandil kõige noorem treeninggrupp, mis siis meil on, 2013 poisid ja ka tüdruk, siis väga tore seltskond, et lastel on pärast lasteaeda väga mõnus koos käia ja nad on väga tragid, et neil on energiat ka õhtuti hästi palju jalkat mängida, peavad väga hästi ennast üleval ja tunnevad ka ise huvi jalgpalli vastu, et nende jaoks on iga trenn uus ja huvitav. FC Heliose juures meeldib mulle kõige rohkem kogukond, et lapsevanemad on hästi toetavad, alati olemas, hästi informeeritud tavaliselt, et kui midagi on, siis ei ole kunagi sellega probleemi. Heliose lapsed on ka alati jäänud silma kui töökad ja rõõmsad, et just see rõõm ongi kõige tähtsam klubis. Kui treener ei ole, siis tegelen erinevate spordialadega, mängin nii korvpalli kui jalgpalli erinevate liigatasemetel ja tegelikult õpin ka ülikoolis samal ajal, et treeneri töö on paras katsumus, aga samas ka rõõm.